valiknugasid siis brändide järgi, mida ühendab siis asjaolu, et täna nad said umbes 4 tundi järjest intensiivset vatti umbes 40 noore ja tugeva mehe käes. Ja millele ma nüüd tahtsin hakata selle videoga tähelepanu juhtima, on siis nii-öelda nugadele jäänud kasutusjäljed. Alustame moorast. Kui vaadata ilusti peale, on visuaalselt kõik korras. Kui küünega lasta üle tera, on paaris kohas tunda nagu väiksed sööksed tükid oleks väljas. Fälgniven S1X, siin mitte midagi, kõik on täiuslik, küünega kontrollides tera absoluutselt mitte midagi, kõik on omal kohal ja alles. Samuti Fälgniven A1. Nende nugadega siis lõhestati kuivanud kuusepakke, tehti algudest siis lükati välja pirrud, nii-öelda ühe aluga peksti noale pähe, et teine alg või pakk pooleks saada. Seda 4 tundi järjest. Nii, Park Riveril samalt moodi, ei midagi. Ennem kontrollisin küünega ka tera, absoluutselt mitte midagi. Nii, Peltonen. Peltonenil oli, aga jah, natukene on tunda küüne all üks väikene söökene, mingi küüned, millega taha kinni, aga minu üllatuseks vot need armid kui ma ei teaks, siis ma oletaks, et keegi on mingi metallesemega talle pähe peksnud, aga tegelikult on kuivanud kuuse aluga, kus võis lihtsalt oksakoht sees olla. TBK. Sellel on samuti kõik korras ja tera oli ka laitmatus konditsioonis. Saturnil oli selle koha peal veidikene tunda, et midagi natukene nagu on, aga muus suhtes laitmatu seis. Teras on tal Sleipner. Sleipner hakkab järjest minu silmis nii-öelda oma aktsia hinda tõstma ausalt öeldes. Mul on mitu nuga Sleipnerist ja on hakanud kuidagi meeldima. Jokker Nomad. Nii. Need on kõik puualust jäänud tagumise jäljed. Siia ei ole mitte ühegi metalliga pihta mindud. Nagu näha, on ka üsna arvestatav deformatsioon tekkinud. Kurb sellepärast, et antud mudel Jokkeri oma Nomad oli põhimõtteliselt minu lemmik Jokkeri mudel, mida siiamaani meeldib mulle väga. Aga kuna kõik noad said täpselt ühtemoodi kasutust, siis peab
kahjuks nentima, et kõige tugevamad deformatsioonijäljed on siis Jokkeril ja Peltonenil peal. Aga see veel ei tähenda mitte kuskilt otsast, et nad halvad noad oleks. See oli ka tõsine andmine, mis nendega käis. Ja see on üsna loomulik, et peale niisugust tõsist andmist, põhimõtteliselt lõhkumismaratoni, tegelikult vajab iga nugatiba nii-öelda ülehooldamist. Lihtsalt mõtlesin, et võib-olla ka kellelegi teisele pakub selline video huvi.